Minu tere ei ole oluline, aga Jüri jutt võiks lindi peale jääda. Nii, tere siis kõigile, kes läbi hangede on kohale jõudnud, kuigi täna oli nagu juba kevadet õhus tunda mu meelest üle pika aja. Mõni naerab skeptiliselt, aga minu meelest oli palju mahedam ilmakene juba. Ja, aga nüüd läheb meie esimese ilmasõja teemaline järjejutt nüüd siis edasi ja nagu näete, siit ekraani pealt ka oleme jõudnud aastasse, mis oli täpselt 100 aastat tagasi. Ja ma pean ütlema küll, et lugupidamisest Jüri ja tema huvitavate loengute vastu olen ma siin, aga viimasel ajal see sõja teema ei istu mulle kohe üldse. Nii et võib-olla see on ka põhjus, miks meid siin on täna nii vähe, sest et kahjuks on õhus liiga palju seda sama asja, mis 100 aastat tagasi. Nii et Jüri, räägi meile midagi lohutavat. Ja aitäh tulemast ja aitäh sisse juhatamast, aga tegelikult on muidugi niimoodi, et ega see sõda kuhugi ei kao, ega ta ka seda ei pühi vaiba alla ja ei trambi 2 jalaga peal, nagu rääkis mulle ammustel aegadel minu üks õpetajatest Tartu Ülikoolis, professor Paul Ariste, kes oli noormees ja kes käis siis mõnikord vanademate professorite kutsel nendel külas. Ta käis külas professor Gustav Suitsul. Proua Suits oli teinud kooki, aga ma ei tea, kui see hea, Ariste arvas, et ta ei mäleta hästi, kui hea kokk oli proua Suits. Et kook oli väga kõva olnud ja siis püsti seistes taldriku pealt oli ta püüdnud siis seda nagu viisakad, ta oli õppinud kombeid, viisakad inimesed, et proovida lusikaga seda nii-öelda tükki sealt murda, aga kook läks pooleks ja mõlemad pooled kargasid tegelikult taldriku pealt hoopis maha. Siis arvas Paul Ariste, et ega seal muu edasi ei aita, ta ei saa nüüd koristama hakata ega kummardama hakata, vaid võttis ühe kinganinaga, lükkas vaiba ääre üles, teisega lükkas koogitükid sinna alla, vaiba tagasi ja trampis hoolega pehmeks. Nii palju Aristest. Kes oleks kindlasti võib-olla mäletanud veel võib-olla ka tema mälestused jäid katkendlikeks, mida Mart Orav Tartus välja andis, aga mõnedki tema lood olid väga-väga huvitavad. Nii et kui nii mõelda, siis mis siis täpselt 100 aastat tagasi. Me ei saa sellest sõjast kuhugi lahti, nagu Piret küll tahtis seda, sest täna hommikused Ida-Euroopa uudisagentuurid arvasid, et Azovi polk on lasknud maha ühe Vene reaktiivlennuki või sõjalennuki Ukraina kohal, aga pärast vist selgus, et ikka see vist ei ole päris täpne uudis. Juhul, kui see ka tõesti tõeks osutub, siis kujutage ette, et poliitiliselt on see väga halb lugu enne homset päeva, kui Minskis peavad suured juhid veel kord kokku tulema ja veel kord üritama rahu leppida. Aga ei saa ja ma ei saa siin aga mitte midagi parata, aga täna õhtuses selles pikas loengus ma palun teilt kannatust ja tähelepanu, see on küllaltki pikk. Ei saa ma nendest samadest piirkondadest üle ega ümber ega mööda. Et ma olen ikkagi mõnes mõttes juba esimese ilmasõjaga seal samas sees, kus täna käivad lahingud, nii et midagi pole parata. Nüüd, kui me läheme tõesti täpselt 100 aastat tagasi, siis 15. aasta alguskuudel pidi kõigil sõdivatel pooltel, ma panen nüüd pildi Euroopa kaardi siia ette, et teile mälu värskendada, pidi kõigil sõdivatel pooltel olema selge arusaam, et sõda ei saa peatselt läbi ning hoopis vastupidi, sõda laieneb ja laieneski aladele, mis seni olid kõrval seisnud. 1915. jaanuaris jooksis Eesti ajalehtedest läbi Vene sõja asjandustundja Šumski kokkuvõtte 1914. aasta sõjasündmustest. Mõistagi see oli, ma vaatan, kui kaugel mul on need asjad, ja mõistagi oli see analüüs erapoolik,
tähendab ikkagi Venemaa-poolne vaatenurk, kuid selles sisaldus üks oluline mõte. Chomsky kirjutas, ma tsiteerin, 166 päeva tagasi alustasid sakslased Belgia piirist üleminekuga sõda ja 16 päeva hiljem pidid nende lipud Pariisi kohal lehvima. Nende 166 päeva jooksul sündis midagi väga hirmsat, mida sakslased omale vaevalt ette kujutada võisid. Sõda venis pikale. Just kaua vältavat sõda, seda pikaldast, kuid kindlat surma kartsid sakslased üle kõige, sest et see terve Saksamaa sõjalise ettevalmistuse nulliks teeb. Ega seal Chomskyl väga palju vale mõtet ei olnudki selles siin. Kui nüüd mõelda hetkeks suurte Saksa sõjastrateegide soovitustele, siis oleks kindralstaabi ülema Helmut Moltke järgi pidanud Saksamaa Prantsusmaa koheselt suurte vägedega purustama, aga ei, nagu te teate hästi, seda ei juhtunud. Niisamuti poleks Saksamaa tohtinud korraga sõdida kahel rindel, läänes ja idas, ent ometi nii juhtus. Ja te tõmbate siit juba mõttes paralleele esimese ja teise maailmasõja vahel, eks ole, ja just nagu mingi Euroopa needus, mis pidevalt kordub. Nüüd tagasi sinna esimesse maailmasõtta. Keiser Wilhelm lasi selle õppetunni kõrvust muidugi mööda ja see saigi lõpuks Saksamaale saatuslikuks. Aga nüüd läänerindel kogeti juba kevadel moodsa sõja koledusi. See on nüüd läänerinne. Ma tulen siia tagasi nende asjade juurde, aga need moodsa sõja koledused. Mul ei ole päris samas järjekorras pildid nagu jutt. See on väga mahukas teema ja sellepärast ma ei jõudnud kõike nii hästi ühte ja samasse nii-öelda sünkrooni viia. Moodne sõda, mis see tähendas? See tähendas, et esimeses maailmasõjas peeti õhusõda, gaasisõda ja allveesõda. Sõjalennukid kui sellised polnud juba ilmasõja algul mingisugune ime, seega ka õhusõda mitte. Kuid tuleb arvestada, et iga sõda, ka need viimased, mida te olete kaasa elanud, aitab kohutavalt kiiresti kaasa võidurelvastumisele. Ma toon mõningad arvud siin nüüd õhusõja kohta. 1915, ainult 1915. aastal toodeti sõjalennukeid Saksamaal 4532, Prantsusmaal 4489, palun mitte Prantsuse sõjatööstust alahinnata esimese maailmasõja algul, see oli väga võimas. Inglismaal nii vähe teile üllatavalt kui 1933 ja Venemaal 1305. Need vahekorrad on päris mõtlema panevad. Nüüd, kaugelt ma edasi lähen. Teiseks oluliseks relvaks õhusõjas olid tsepeliinid. See on nüüd, ma kasutasin siin, tsepeliin ründab, tõenäoliselt on see 1915. aasta Yarmouthi rünnak Inglismaal, tähendab, aga selle on maalinud üks sakslane Hans Rudolf Schulze, nii et see on tegelikult maal, õlimaal, aga ta natuke annab teile ettekujutust ja aimu ja ma kasutasin siin kirjutatud tsepeliin, nii nagu läänemaailm teda tunneb, Z-iga. Eestlased kirjutavad ta muidu TS-iga, tsepeliin. Kirjutasid juba enne seda. Nii. Graf Zeppelini poolt 19. sajandi lõpul leiutatud õhulaevad, mis nad siis olid? Nad niisugused sigarikujulised pikad balloonid, mis tollal olid käidetud kuuma õhu või siis millega veel? Olev vesinikuga muidugi. Mitte heeliumiga, nagu mõnikord arvatud on, sellepärast, et heelium tegelikult oli ameeriklastel olemas, aga sakslastel mitte ja selle eest valvati hoolega. Hiljem, tsepeliinidel on pikk ajalugu. Ma ei pole mingit tsepeliinide asjatundja. Kuid olen lugenud, et ilmasõjas tekitati nendega õhurünnakuis olulist kahju. Ma tulen veel hiljem ühe pildiga tagasi. Nüüd, siin on üks veel parem koht, tsepeliini hukk. See on lavastatud muidugi niisugune illustratsioon, kus lennuk laseb tsepeliini puruks. Ja see ei olnud mitte harukordne, ainukordne esimese maailmasõja ajal, vaid selliseid asju juhtus tihti. Nüüd, teine õudus. Gaasisõda. Mul on väga kahju, illustratsioon pärineb kuskilt Itaalia rindelt,
natuke hilisemast ajast, aga mulle väga meeldis, sest et ka eeslile oli gaasitorvik pähe tõmmatud. 1915. aasta 22. aprillil alustasid sakslased pealetungi inglaste liinile Belgias koha juures, mis on prantsusepäraselt Ypres või flaami keeles, ja mu endine väimes püüdis mulle küll õpetada Jeper, aga ma ei oska seda tänaseni korralikult hääldada, kuidas ta flaami keeles tuleb hääldada. Nii, see on tuntud vana Kalevitööstuse keskus ja väga traditsiooniline koht Belgias. See oli esimene kord, kui sõjategevuses kasutati mürkgaasi. Kloorgaasi balloonid paigutati 6 kilomeetri ulatuses rindele. Sakslased tegid seda. Tuul kandis mürkgaasi inglasteni, kes ei osanud arvata, et on tegemist surmatoovate pilvedega. Gaasirünnaku ohvriks langes üle 15 000 sõduri, kellest kolmandik suri. Sama aasta septembris 1915 kasutasid gaasi ka inglased. Gaasi ja teiste mürkainete mõju tõkestamiseks võeti kasutusele väga lihtne asi, gaasimaskid. Nüüd, muide, hiljem, 12. juulil, ärge nüüd palun ära segage, 12. juulil 1917 kasutasid sakslased sealsamas Briti ja Kanada üksuste vastu nõndameetod sinepigaasi ehk inglise mustard gas või sulfur mustard ehk diklorodieetüülsulfiidi, mida sellest ajast peale, kus sealsamas Ypres'i all teda kasutati, hakati kutsuma nüüd ipriidiks. Ipriit on sinepigaas, mitte kloorgaas. Selle sööbetoime on tegelikult veelgi hirmsam kui sellel kloorgaasil. Ka Ypres'i lahingutel polnud siis selget tulemust, kui mitte unustada, et liitlased kaotasid seal nendes suurtes lahingutes 39 000 meest ja sakslased vähemalt 12 000 meest. Need on koletud arvud, mis jooksevad siit läbi. Nüüd edasi. Jätame selle gaasimaskis eesli. Ja 1915. aasta veebruaris alustas Saksamaa piiramatud allveesõda. Ma oleksin tahtnud välja otsida veel andmeid, kui palju siis Saksamaal allveepaate või allveelaevu tollal tegelikult oli, aga ma ei suutnud neid nii kiiruga üles leida. See tähendas muidugi Saksamaa seisukohalt ennekõike vastaste kaubalaevade ette hoiatamata uputamist allveelaevade poolt, aga mitte ainult. Kogu Euroopat ja Põhja-Ameerikat vapustas uudis, kui 7. mail, täpselt samal 15. aastal, uputas Saksa allveelaev Iiri ranniku lähedal suure Inglise reisilaeva ookeanilaineri Lusitania, mis oli naasmast New Yorgist Inglismaale. See on üks väga müstiline lugu, paljud teist on vast seda lugenud siin või teisel kohas Lusitania saatust, sellepärast et Saksa saadik Ameerika Ühendriikides oli hoiatanud, et mitte välja minna, sest et juba Saksa allveelaevad luusisid kuskil Ameerika ranniku lähedal. Aga see juhtus siiski Iiri ranniku lähedal. Nii, mis siis juhtus? 1959 reisijast hukkus 1198, pääses 761. See on ainult üks näide allveelaevade tegevusest, kõige kuulsam, kõige kurikuulsam näide sellest. Ja Saksa allveelaevad tungisid juba 1915. aastal ka Balti merre, kuid sellest hiljem. Nüüd, need on need esimesed õudused. Vabandust, ma pean nüüd tagasi minema sinna läänerinde juurde korraks, selle läänerinde kaardi juurde, sest ma paigutasin natuke ringi. Sorry, here. Nüüd, 1915. aasta alguseks väga lühidalt läänerindest, muidu me ei saaks aru, mis toimub idarindel. 1915. aasta alguseks jõudis esimene maailmasõja uude faasi. Läänerindel kujunes tegelikult välja klassikaline positsioonisõda, mis tähendab, et tekkisid suhteliselt stabiilsed rindejooned, kus vastased kaevusid, mis seda on tihtipeale nimetatud ka kaevikusõjaks. Hiljem on see kaevikusõjana veel tuntumaks saab. Ehk küll vaenupooled seda ei soovinud, kuid läbimurdelist edu üksikute rünnakutega ei saavutatud. Ma toon näite. 16. veebruaril alustas Prantsuse 4. armee suurt pealetungi Champagne'is ja täpselt selles samas maakonnas, kust see kuulus Champagne pärit on.
Selle üks eesmärke oli aidata liitlasi idarindel, tähendab, prantslased koordineerisid oma venelastega seda, kus Vene 10. armee oli raskes olukorras. Prantslased saavutasid küll ajutist edu, 8 kilomeetri pikkusel lõigul vallutati sakslaste kaevikud, kuid lõpuks pandi prantslaste pealetung seisma ja mõlemad pooled kaotasid selles Champagne'i lahingus hinnanguliselt üle 50 000 mehe. Läänerindel üritasid prantslased mais-juunis veel Artois all ülisuurte jõududega läbimurret, kuid seegi luhtus. Prantsuse 10. armee oli kaotanud ligi 100 000 meest, neist 35 000 surnutena ja pealegi oli laskemoona kulunud äärmiselt palju, ma ei tea, need sõjatööstused pidid töötama 200% jõuga 48 tundi 24 tunni sees. Kokku oli suurtükivägi selles Artois lahingus välja tulistanud üle 2 miljoni mürsu. Sügisel aga algas läänerindel prantslaste ja inglaste koordineeritud pealetung nii Champagne'is kui Artois, mis edu ei toonud. Rinnet ei suudetud läbi murda ja seega sellest sõmõndatud ja positsioonisõjast ei saanud manööverdada. 15. aasta sügise lahingud läänes ei aidanud enam ka Venemaa olukorda, sest selleks ajal olid sakslased idarindel oma läbimurde juba teinud. Sinna ma veel jõuan. Sõda muutus üha keerulisemaks. 1915. aastal toimus liitlasvägede pealetung Türgile kui Saksa liitlasele. Türgi oli liitunud sõtta hiljem. Ja see liitlasvägede pealetung, inglaste ja prantslaste pealetung oli selles, et hõivata Dardanellide väin. Miks Dardanellid on tähtsad, et venelased saaksid Mustalt merelt välja. Vanatuntud hädakoht. Kõige verisemad lahingud peeti aprillist detsembrini 1915 Gallipoli poolsaarel, kus Prantsuse-Inglise ekspeditsioonikorpus oli vastakuti türklastega. Kuigi viimased olevat kaotanud 218 000 meest, neist 66 000 surnutena ja liitlased umbes 150 000 meest, jäi eesmärk saavutamata. Liitlaste väed õnnestus Gallipolist päästa, see oli väga edukas operatsioon, laevad tulid poolsaare randa ja viidi ära, et vältida hullemat, et kõik oleks seal türklaste poolt maha tapetud. Paljud teist on vast näinud seda filmi, Peter Weiri poolt 1981 tehtud Austraalia mängufilmi Gallipoli, kus mängis juba noorukene, kes? Mel Gibson. Ja. Ta ei olnud nii noor, aga siiski alustas oma karjääri. Lahingustseenid on selles filmis kujutatud väga-väga ehedalt, kes ei ole näinud, ma soovitan vaadata. Faatsit ehk tulemus seises aga selles, et venelastel tuli sõdada türklastega ka Kaukaasia rindel ja Mustalt merelt väljapääsu läbi Dardanellide ei saadud. Nüüd läheme idarindele tagasi. Nii. Kuid ka Venemaa positsioon 1914. aastal välja kujunud idarindel polnud sugugi kiita. Vene armee suur eesmärk oli mis? Vallutada Ida-Preisimaa ja purustada seal tegutsev Saksa 8. armee, aga seda ei suudetud. Kuulsas Tannenbergi lahingus oli augusti lõpul, just täpselt 26-30 august 1914, sakslaste vastas korraga 2 Vene armeed, aga ei midagi. Kindral von Rennenkampfi juhitud Vene 2. armee hävis täielikult. Vene 1. armee on ikka kohutavalt suur väeüksus, oli sunnitud Ida-Preisimaalt taganema kuni umbes Kaunase ehk nagu tollal öeldi Kovno jooneni ja 1. armee juhataja kindral Samsonov, kes oli kogu sellest ebaedust nii löödud, tegi lahingu järel enesetapu. See oli siis sakslaste esimene suur võit idarindel, see Tannenbergi lahing ja juhin tähelepanu, et juba seal oli eestlasi langenute hulgas üpris rohkelt. Idarinde nimetus tundub mulle tinglik. Ma olen siin vea teinud automaatselt selles tekstis, et see on nüüd, ühesõnaga, et mulle tundub see tinglik selles mõttes, et idarinne tegelikult jagunes 2
idarinde põhjapoolne osa Balti merest Galiitsiani, kus võideldi peamiselt sakslastega, aga juba Galiitsias on ka Saksa ja Austria vägede ühistöö. Ja mis on see Galiitsia tänapäeval? Ukraina, Lääne-Ukraina, ei midagi muud. Nii. Ja lõunapoolne osa Galiitsiast Musta mereni, see pole päris täpne, tegelikult tuleb Musta mereni asemel, ma peaks kirjutama Rumeenia piirini, võitlus peamiselt austerlastega. Ka selles lõunapoolses osas oli eestlasi, kes on oma mälestustest, sõjamälestustest neid kirjutanud, kuidas nad austerlastega sõdisid. Nüüd, ja veel kord siin slaidi lõpus on võitlus Dardanellide pärast, mille eesmärk oli pääseda Mustale merele ja Kaukaasia rinne, kus oli võitlus türklastega. Niisiis, see Galiitsias saavutasid venelased algul väga korraliku edu, vallutati Lvov, ehk tänapäeval peaks ütlema ukrainapäraselt Lviv, mis oli, kui ma õieti tean, oli tollase Galiitsia pealinn ja Austria-Ungari väed sunniti taanduma Karpaati mägedesse. Idarindel tervikuna jätkusid ägedad lahingud ka 14. aasta lõpul. Siin ei kujunenud välja mingit positsioonisõda nagu Läänerindel. Venemaa sõjaväeseisund polnud 15. aasta algul just kiita. Vene väeüksustes andis tunda väsimus. Hõrenenud üksusi tuli täiendada, puudu oli sõduritest, puudu oli ka ohvitseridest, püssidest ja laskemoonast. Ohvitseride puudus tähendas seda, et Lipnike koolides oli noori piisavalt valmistati ette, ka eestlasi oli nende hulgas, kes pidid siis valmis saama ja alamohvitseridena rindele minema niipea, kui nad oma kursused kiirkorras läbi teevad. Nüüd, peale selle tehti ka mitu väkke kutsumist, nagu vana eesti sõna ütles, tähendab ehk mobilisatsiooni, kuid see on ju omaette küsimus. Noorsõdurid vajasid väljaõpet ja enne kui need rindele saata, need ei saa ju kohe võtta kratist kinni ja püss kätte. Nii et see kõik halvas ambitsioonitamad plaanid, mis Vene väejuhatusel olid, rünnata Berliini, aga isegi Karpaatides ei suudetud palju midagi ette võtta. Kuid mõlemad pooled, nii venelased kui sakslased kavandasid uusi pealetungi operatsioone. Sakslastel oli see põhimõtte küsimus. Nüüd tulen uuesti tagasi selle vana dilemma juurde, mis ütleb see järgmine slaid, see on üks õnnetu kaart natuke, aga midagi ta ütleb. Kas alustada pealetungi idas või läänes? Pärast eriarvamusi jäi peale Saksa idarinde juhi feldmarssal veel kord siin, idarinne, kuidagi kaugel olen viinud need mehed, vabandan oma, aga nad on kõik olemas. Saksa idarinde juhi feldmarssal Hindenburgi idee, vaja on rünnatu idas ehk täpsemalt Ida-Preisimaal ja seda arvestades otsustas Saksa väejuhatus pärast suurt vaidlust muidugi, Hindenburg ei olnud sugugi mitte ainukene, sest siin on Erich von Falkenhayn, Saksa kindralstaabi ülem, preislane, väga korralik sõjastrateeg, kes vaidles Hindenburgile algul vastu. Ja lõpuks sai siiski Hindenburg oma tahtmise nüüd, et anda 15. aastal pealööki just idarindel, et Venemaa lõplikult purustada seast välja. 2 Saksa armee pealetung toimus jaanuari lõpus. Nüüd ma lähen uuesti tagasi, ma väga vabandan sellest, liiga palju pilte. Jätan siia. Jaanuari lõpul, veebruari algul. Varssavist edelas toimunud petterünnakul kasutasid sakslased ka juba mürkgaasi, aga häda, mürkgaasiga on niisugune õnnetus, kui ilm on liiga külm, siis ta ei mõju. Nii et Hindenburgi auahne plaan nägi ette, et Vene 10. armee tuleb täielikult ümber piirata nõndanimetatud Masuuria järvede piirkonnas. Me peame siit natukene liikuma, kaarti vaatama. Nii, püüan näidata, see on natukene keeruline. Et te ei näe nii täpselt, see kaart ei ole ka nii suurepärase kvaliteediga. See on see koht siin. Ma kohe seletan, mis seal on. Me olemegi seal Augustovi metsade juures juba väljas.
tähendab, kui te nüüd olete Saksa armee poole peal, siis te kujutate väga hästi ette, et siit Ida-Preisimaalt rünnates lüüa puruks Vene armee ja pugeda nii-öelda selle idarinde selja taha, mis oleks olnud tegelikult väga ohtlik kaotus, aga see ei juhtunud kohe veebruari lahingutega. Nii, seega siis seal on Masuuria järved, need on väga järvi, kõige suuremad järved, mis tänasel Poola territooriumil on, ehkki me nüüd jõuamegi sinna, mis need Augustovi metsad on. Kus see asub? Nii, see on see näha. Augustov on leedu keeli Augustavas, see on linn tänases Kirde-Poolas. Ta asub tänapäeval sellel kuulsal teel, mida nimetatakse Via Baltica, ning on oluline teede ristumispunkt. Põhjast viib see tee Suvalki maakonda, Kirdes Leedu piirini, läänes Olštini linnani, edelas Varssavani ja lõunas Bialostocki. Nii et ta on tegelikult üks niisugune strateegiliselt tähtis piirkond. Linna läheduses on hiigelsuur metsamassiiv, ühtekokku pea 1600 ruutkilomeetrit, millest suurem osa asub tänases Poolas, väiksemad osad aga Leedus ja Valgevenes. Nii et ta on tegelikult 3 riigi nurgas. Ja sellest ürgmetsast üritasid tollased väejuhid muidugi mööda minna, mitte sinna sisse minna. Ja üldse on see maastik, Masuuria järvede piirkond, suurteks manööverlahinguteks ebasobiv, natuke soine ala ja nii edasi. Ma testisin seda küsimust täna oma poolakast doktorandiga, kes ütles, et jah, ta on ise kohapeal käinud ja on minu arvamisega nõus. Mina ei ole Masuuria järvede piirkonnas käinud. Kui sakslased asusid pealetungile, siis Vene jääjuhid muidugi kartsid, et nende armeed võidakse tiibmanöövriga kotti võtta. See oli see kartus. Ja nüüd nüüd lõpuks, kui siis Hindenburg sai Falkenhayi nõusse, siis otsustati rünnata. Miks oli see idarinde rünnakuplaan sakslastele tähtis? Vene väed olid lõuna pool kaua piiranud sellist väga rasket kindlust nagu Przemysl, on Poola praegune. Ja nüüd oli vaja venelastele põhja pool survet avaldada, et seal Galiitsia kandis austerlasi aidata. Jälle täpselt sama nagu prantslaste ja venelaste vastastikune aitamine. Venelastel oli piirkonnas 2 armeed sakslaste 2 armee vastu, ehkki väidetavalt oli Vene vägedel peaaegu 2-kordne isikkoosseisu ülekaal. Nii, siin on veel kord Augustovi metsade piirkond, see rohelisega ära seal. Nii. Panen selle mehe ikkagi, tema on põhijuht. Nüüd, sakslaste rünnak algas 7. veebruaril suures lumetuisus. See on muidugi halb aeg veebruaris rünnata. Ja sellega üllatati Vene 10. armeed, mida juhtis Balti päritoluga kindral von Sievers. Ja tekkis vist ilmselt suur paanika, sellepärast et venelased taganesid suuri kaotusi kandes ja väga korratus plaanis 1 nädalaga peaaegu 110 kilomeetrit. No see on paanika. Sievers jättis aga taganemist katma oma 20. armee korpuseda, mida juhtis kindral Bulgakov. Kui te kodus loete veel nüüd üle Krossmiti mälestuste raamatut, siis te näete seal, Krossmit mainib neid vastuolusid Bulgakovi ja Sieversi vahel. Üks häda ajas teist taga. Sievers nimelt ei võtnud omaks Bulgakovi soovitusi, ütles, et ta peab kaitsma, ei pea läbi tungima, ja lõpuks raadioside katkes. Ja 20. korpus üritas omal käel sellest kotist, kus teda oli jäetud, välja tungida, kuid see ebaõnnestus, sest oli küllaltki külm, libe, vahepeal ilm vaheldus kogu aeg, oli libe jää ja suurtõkki väge ei suudetud õigeks ajaks üldse kohale tuua. Bulgakov oli muidugi visa vend, ta kandis oma korpusega kaasas sakslastelt ära võetud suurtükke ja suurt hulka vange, aga milleks? Nüüd lõppkokkuvõttes võttis Bulgakov vastu otsuse minna oma korpusega läbi Augustovi metsade massiivi. Ja ei muidugi piiramisrõngasse. Sakslased tegelikult praktiliselt hävitasid 20. korpuse täielikult, vangi langes 92 000 meest.
92 000 meest. Need heitlused sõjaväljal, lahingud Augustovi metsades ja sinna jäi ikka väga-väga palju eestlasi. Meil ei ole täpseid andmeid, kui palju. Jäid eestlaste keelde ja meelde, vaat sealt algavad need nukrad laulud, mitte ainukene, mis selles Grossmiti tekstis on toodud, sest eestlaste kaotused olid 15. aasta talvelahingust tõesti suured. Nüüd, mõned päevad hiljem, 22. veebruaril rullub kindral Pleve Vene 12. armee rünnak uuesti samasse kanti ning vihaste lahingutega õnnestus neil lühikeseks ajaks jõuda Saksa kaitseliinile, kuid rindeolukorda see enam ei muuda. Sellega veebruari lahingud Augustovi metsades ka lõpevad. Kuidas siis öelda? Kumbki pool põhimõttelist edu ei saavutanud. Sakslased ei suutnud Venemaad sõjast välja lüüa ega tungida Vene tagalasse. Ja venelased ei suutnud omakorda Saksa pealetungi lõplikult tõrjuda ega luua sinna ühe kindla piiri siit maalt ja mitte kaugemale. Nii palju Augustovi lahingust. Nüüd järgmine operatsioon. Mai algul 1915 algas Saksa armee uus sõjaline kampaania, Gorlitze-Tarnovi operatsioon. See oli juba mitte ainult Saksa vägede, vaid koordineeritud Saksa ja Austria vägede ühine operatsioon ning strateegiliselt võiks tänapäeval hinnata hästi ettevalmistatud. Nii. Vene 3. armee ei suutnud rünnakutele vastu panna, Vene kaitseliinidest murti läbi, venelased kaotasid suurema osa sellest Galiitsiast ehk tänasest Lääne-Ukrainast ja pidid 3. juunil käest andma ka vahepeal vallutatud selle Przemysli kindluse. Nüüd algas murdumine. 17. juunil võitsid austerlased Lvovi, mis oli siis, nagu ma mainisin, Galiitsia pealinn. Seega sakslastel õnnestus likvideerida Vene vägede sopp Poola maal, mida hoiti võimalikuks pealetungiks Berliinile. Nüüd paralleelselt feldmarssal Mackenseni läbimurdega juulis 1915 Ljublini suunas toimus sakslaste pealetung Leedus ja võeti sealt kurss Miitavi või tänasel Läti Jelgava suunas. Vältides suurte väeüksuste kotti jäämist, loovutasid venelased 5. augustil sakslastele Varssavi ning algas üleüldine taganemine. Siin on juba taganemine. Nii. 20. augustil, ma vaatan, kus tuleb nii, siin on foto sellest Saksa Bundesarhiivist, kuidas Saksa ratsavägi on Varssavis augustis 1915, nii et siin ei ole enam mingit pidurit peal. Nüüd, 20. augustil, nagu siin kirjas, võtsid sakslased Miitavi Jelgava, 22. augustil Kaunase ehk Kovno ja augusti lõpuks oli kogu Poola langenud Saksa ja Austria vägede kätte. Kui on hinnatud, kui suured olid venelaste kaotused, siis täpselt seda ei teata, aga Vene sõjavange on selle operatsiooni tulemusena hinnatud nii kõrgeks kui 750 000. Et nende hulgas oli kindlasti mitte ainult 2 või 3 eestlast, sellest te olete kindlasti ka veendunud. Vene vägede võitlusvõime oli väga nõrk. Need olid tohutud kaotused. Rinnet halvas nälg. Varustusoperatsioon ja varustus toimis väga halvasti. Kohutava kiirusega sellises olukorras levisid haigused ja nii edasi ja nii edasi. Rääkimata sellest, et puudu oli sõjamoonast, relvastusest ja nii edasi. Niisiis, pärast seda, kui 1915. aasta 22. augustil Saksa väed vallutasid Kaunase, jõudsid nad juba Kuramaale. Läti alalt evakueeriti massiliselt inimesi. Paljud lahkusid ise. Lihtsalt jalutasid ära. Näiteks Kuramaa rannakülade liivlaste saatus on eriti traagiline siin. Kästi evakueerida ja liivlaste nii vähese rahvakilluga, nagu ta 1915 olid,
nad jätsid oma rannakülad maha ja ajaloo traagika seisneb selles, et nad kunagi sinna enam tagasi ei tulnud. See on üks liivlaste traagika, üks komponente, neid on palju veel. Niisiis, septembri alguseks, suve lõpul on kanduvad lahingud Riia alla. Ei aidanud miski enam sellest, et augusti lõpus või siis uue kalendri järgi septembri algul asus keiser ise Vene vägede ülemjuhatajaks, võttes maha suurvürst Nikolai Nikolajevitši, sest polnud mingit suurt abi. Venemaa oli küll kaotanud Poola, Galiitsia, Kuramaa, Leedu ja 12 olulist kindlust, kuid sellele vaatamata polnud Venemaad sõjast välja löödud. Järelikult polnud sakslaste suur strateegiline eesmärk saavutatud. 15. aasta septembris murdsid Saksa väed uuesti Vene positsioonid läbi suurte kaotuste hinnaga. Õnnestus Vene väejuhatusel vasturünnakuga septembri lõpuks rinne stabiliseerida. Uus rindejoon idarindel Balti merest kuna Rumeenia piirini läbis nüüd Valgevene metsamassiive, seal kus teise maailmasõjal oli äge partisanisõda, ja Pripjati jõe ulatuslikku soist piirkonda, ei kellegi maa, võiks öelda tollal. Kuid Saksa vägede ülekaal ja esialgne edu ei toonud siiski kaasa seda lõplikku läbimurret. 15. aasta lõpul stabiliseerus rinne, siis ütleme Riia, praeguse nimega Daugavpilsi, Pinski, Tšernovtsi joonel, siiski kuskil läbi Ukraina, ja nüüd me küsime, mida see siis tähendab. See tähendab seda, et sõda oli jõudnud Baltikumi. Saksa vägede Riia alla jõudes hakati kartma, et nad võivad peagi tungida ka Eesti alale. Alustati ettevalmistusi evakuatsiooniks. Esmalt kardeti sissetungi merelt. Sest juba 15. aasta 31. juulil ja 5. augustil tulid Saksa laevad Hiiumaa randa ja tulistasid suurtükkidest tuletorne. 15. aasta juulis-augustis otsustas Saksa väejuhatus tungida Riia lahte, et hävitada Vene merejõud selles piirkonnas, mineerida Suur Väin, blokeerida Pärnu ning pommitada Väina Daugava jõe suuet. Väga karmid sihid. Kuid miiniväljad ja Vene laevastiku ning rannakaitse tulejõud nurjasid sakslaste esimese katse. Uus üritus järgnes 3. augustil, mil suur Saksa laevastik, tõesti suur, 2 liinilaeva, 4 ristlejat, 33 eskaadri miiniristlejat, 26 trallerit, kokku kõiki väikseid alustega kokku 81 laeva, murdis kaotuste hinnaga läbi Irbeni väina, kuid ei hakanud maale tungima ning piirdus millega, kui minna kaugemale Kuressaare ja Pärnu tulistamisega. Pärnule anti 7. augustil suurtükituld 2 tundi, 2 inimest said surma, 13 haavata, 1 maja põles maha. Sakslaste operatsioonid merel tekitasid mõistagi suure paanika. Kuressaarest ja Pärnust evakueeriti koolid ja ametiasutused. Kabu hirmus hävitati Pärnu elektrijaam, Schmidti õlivabrik ja veel hullem siin postkaardil olev Waldhofi tselluloosivabrik. See Waldhof oli omal ajal kogu Venemaa suurimaid tselluloosivabrikuid. Ma tegelikult tahtsin kontrollida ühte kukla taha jäänud teadet, et see oli tollal maailma suurim tselluloosivabrik, mis võib-olla et oli omal ajal, aga ma ei suutnud leida seda kohta, kus see kontroll oleks olnud. Seal töötas veel enne maailmasõda 2000-3000 töölist, see on ikka kohutavalt suur ettevõte, ja lisaks vabriku hoonetele ehitati vabriku lähedale Pärnu linna, eeslinna vabriku ametnikele, meistritele ja töölistele elamud, täielik niisugune tööstuskvartal. Need, kes Pärnut teavad väga hästi, mis on Papiniidu. See on Papiniidu, see on eraldi linna osa
ja nüüd vabrik suleti tegelikult see story, et kuidas vabrik lahti õhku, peaaegu et terve varustuse ja terve inimestega ei vasta tõele. Vabrik suleti 15. aasta juunis ja seadmed evakueeriti Venemaale Permi. Vabrik lasti õhku 20. augustil 1915, pärast seda, kui siis see Saksa laevastik ilmus Pärnu lahte. Paljud pärnakad evakueerusid linnast, kardeti ka pommitamist õhust. Ja see ei olnud päris see on nüüd natuke hilisem pilt, aga see on tõsi. Zeppelin Pärnu kohal, sakslaste Zeppelin, aga see ei ole mitte 1915, see on kas 16 või 17 algul. Millalgi. Aga 28. augustil 1915 jõudis selline Zeppelin Paldiski kohale. Heitis linnakesele mitu pommi ja võime öelda nii, et see oli nüüd see, et kas nüüd me võime väita enam, et Eesti oli siis sõjarinde vahetu tagala või mitte. Nüüd küsimus sellest, et kas Eesti kuulus siis sõjarinde tagalasse või mitte, mis asi see on? Mis on Eesti strateegiline tähtsus sellises sõjas Eesti alal? See ei ole sugugi mitte nüüd, et kui me räägime tagalast, et siis mingit strateegilist tähtsust polnud. Ei, hoopis vastupidi. Juba enne ilma sõda oli Eestis hakatud kavatsema ja ehitama merekindlusi. Kindluste põhiülesanne oli kaitsta impeeriumi pealinna Peterburi. Kindlused pidid tagama Vene sõjalaevastiku tegevust, kui vaenlase laevad teevad katse läbi murda Soome lahte. Nüüd, Tallinn oleks siin olnud vist üks kõige tähtsam punkt, sest see linn pidi olema täielikult mereväe peabaas. Et vältida vallutamist maa poolt, oli vaja kaitsta ka Hiiumaad ja Saaremaad vaenlase dessantoperatsioonide vastu. Ja see kaitsekava oli ääretult ulatuslik. Vaatame järgmise pildi, kus põhiline moment oli siiski Peeter Suure merekindluse ehitamine. Ja ärge palun saage aru, et Peeter Suure merekindlus on üks suur tükk betooni, 400 meetrit ühtepidi ja 400 meetrit teistpidi. Ei sugugi mitte. See on merekindlustuste vöön, mis algab tegelikult Tallinnast peale, ulatub Porkalasse. Kus on Porkala? Soomes muidugi, ja. Nii. Ja sisaldub ka saared, tähendab, kes on käinud teist Naissaarel või Aegna saarel, teavad, et seal on suured varemed veel alles, see on kõik sellest ajast. Nüüd, väga lühidalt, mis see kaitsekava nägi ette, siis Soome laht tuleb lukku panna ja ma kasutan siin minu leiutatud väljend, et see on Balti mere Gibraltari idee. Siin on see Balti mere Gibraltar. Nüüd, sellel on olemas üks eelpositsioon, see on Tahkuna, Hango ja Liin ja Russaröö, tähendab, ja Tahkuna vahel pidid olema suured miiniväljad. Nüüd ma peatan veel ühte momenti, et kogu Soome lahe ja Balti mere miiniväljadega katmine, see oli omaette küsimus. Nüüd teine oli Muhu väina positsioon Sõrvest Kõppu poolsaareni. Sinna oli tarvis panna patareid, kõige tähtsama pidi patarei olema Sõrves äärel. See oli nii võimsalt ehitatud, see sai küll hiljem valmis, see on nüüd pilt aprillist 1917, et need varemete põhjad on tänase päevani alles, kes Sõrves ääre tippu on saanud. Nüüd on see prii ja võib jalutada sinna päris lõpuni välja. See on masendav, missugust materjali ja tööjõudu sinna on maha maetud selleks. Nüüd, peapositsioon oli siiski see Tallinn Porkala või imperaator Peeter Suure merekindlus, mis ulatus siis Lääne-Eesti saarestikust Kroonlinna ja Soome edelaosas asuvad Turuni välja, kuid mida enne sõja algust valmis ei jõutudki, nii et siin on ainult üksikutest patareidest tarvis rääkida. Nii et see oli väga ambitsioonikas süsteem, kus juures Kroonlinna positsioon oli seal veel, ma kohe lähen tagasi Balti mere Gibraltari juurde,
sest et suur roll selles oli Ahvenamaal. Kes on käinud Ahvenamaal vaatamas, siis te leiate seal ka Vene suuri kindlustusi, nii nagu on Naissaarel või Aegnal, eks ole. Nii et see on üks omapärane militaarne süsteem tervikuna. Nüüd seda Gibraltarit on väga hea nüüd kommenteerida, sest siin on nagu mitu liini, kuidas kinni panna. Näete, see on siis see eel siit, ütleme, saarte vahel. Mulle meeldib, aga tegelikult siin on hiljem veel teise maailmasõjas ja eelõhtul, kui ka oli väga oluline muidugi Paldiski ja Soome ranniku poolt see riivi panna. Siin on nüüd Tallinn ja Helsingi liin ja siis on viimane on kuskil siin veel, ütleme, tegelikult peaks võtma, et Soome lahe sõpis on veel Viipuri ja Narva joon. Kui need jooned tõmmata üle Soome lahe, siis hakkate te tõsiselt kaasa mõtlema, et äkki minu hullul mõttel Balti mere Gibraltarist on mõningane sisu siiski olemas. Nii et niisugused olid niisugused nüüd. Aga kurbloolisus seisneb selles, et need andmed siin, mis puudutavad eriti Peeter Suure merekindlustusi ja kõike seda, need oleksid kaitsnud siis Soome lahe rannikualasid ja olulisi sadamad nagu Riia, Tallinn, Helsingi ja muidugi Peterburi linn lõpus. Ma olen need laenanud Eino Gustavsoni uurimusest. Ta oli väga huvitav mees, saksa filoloog, Siberis käinud Saksa sõjaväes teenimise eest. Aga ja meie perekonnas väiksed lapsed armastasid Eino Gustavsoni hirmsasti, sest tal oli üks harukordne omadus. Ta tegi niisuguse naljaka näo ja pani oma kõrvad liikuma. Küll lapsed imestasid seda kogu aeg, kuidas üks mees suudab kõrvu liikuma panna. See oli väga, väga omapärane. Nii, Eino Gustavson suur tänu selle väga huvitava uurimuse eest. Nüüd aga siin ei tohi muidugi unustada asjaolu, et sakslaste kallaletungi kartuses mineeriti Balti merd päris hoolikalt. Toon vaid ühe näite. 15. aasta oktoobris torpedeeris Saksa allveelaev U-26 Vormsi lähistel 100 meetri pikkust Vene miiniallveelaeva, mis läks põhja koos ligemale 300 meremehega. Selle laeva nimi oli Jenissei. See on nüüd üles leitud allveearheoloogide poolt Eestis ja see on vist senini ainus leitud Tsaari Venemaa sõjalaev, mida on nii palju säilinud, et seda on võimalik uurida ja hästi dokumenteerida. Mis see miiniallveelaev pidi tegema? Miine panema vette loomulikult. Seda nimetatakse eesti keeles miiniveeskajaks. See on sõna, mis sündis eesti keeles pärast seda sõjandusspetsialistide pealt, kui ma Eestist ametist ära tulin, siia tulin. Ja ma ei tea, mu suus ei keerle see sõna veeskaja eriti hästi. Aga nüüd on võib-olla aeg tagasi pöörduda lahinguväljadelt Eestisse, kuhu ilmasõja rindejooned veel ei ulatunud. Poliitika. Sõjale vaatamata ja sõjatsensuurist hoolimata ei seiskunud ei Venemaa ega ka Eesti poliitiline elu. Kuna Saksa keisririik oli Venemaa peamine vastane, siis tekitas see vägagi kummalisi hoiakuid. Kuigi Vene riigi struktuur oli Saksa komponendist minu arust nii tugevalt läbi imbunud, seda muidugi eriti Balti kubermängudes. Venemaa sakslased ja seega ka Balti sakslased sattusid sõja tõttu väga keerulisse olukorda. Riigisakslased, kes ei jõudnud maalt lahkuda, interneeriti. Balti sakslased ruttasid ise valitsusele kinnitama oma truudust. Riiginõukogu liige parun Pilar von Pilchau kuulutas baltlaste nimel, et nad ei kõhkle hetkekski selles konfliktis Vene tsaarile truuks jäämast ega oma rasket kohust täitmast. See on arusaadav, sellepärast et sadu baltlasi teenis Vene armees, nii ohvitseridena kui ka kindralitena, reeglina mitte lihtsõduritena. Baltlastest lihtsõdureid, seda praktiliselt ei tule ette. Kuid truuduse vandumine baltlase repressioonidest ei päästnud. Kohe sõja algul hakati Eestis sulgema saksa ajalehti, seltse, klubisid, koole, saksa keel ametlikus kirjavahetuses, aga ka üldse avalikes kohtades keelati.
ja algasid baltisakslaste küüditamised Siberisse, millest Eduard von Tellingshausen, vaatame, kuidas tema pilt tuleb uuesti ette veel kord, Eestimaa rüütelkonna peamees, on pikalt jutustanud. Mõningail andmel saadeti kuni 1915. aasta juunini Baltimaadest välja kuni 700 sakslast. Võite ju ette kujutada, et siis, kui rinne jõudis Riia alla, läks asi õieti veelgi teravamaks. Et sakslasi siis ei usaldatud üldse mitte. Ma toon ainult ühe näite. Tallinna Toomkoguduse õpetaja ja Ida-Harjumaa praost, korralik baltisaksa kirikumees ja ajaloolane, tuntud ajaloolane Rudolf Adam Winkler, kes oli aastatel 1915-17 venelaste poolt Siberisse saadetud, täpsemalt Irkutskis, kus ta istus. 17. aasta märtsis lubati tal tervislikel põhjustel kodumaale naasta, kus veetis mõnda aega sugulaste juures Rakvere lähedal, kuid tuli siis Tallinnasse kuulsasse Diakonissi haiglasse ravile, kus suri 3 päeva hiljem, 7. juulil 1917. Üks näide, need on palju. Eesti tollastes ajalehtedes on palju teatud selle kohta, kuidas sandarmid ehk siis meie mõistes politseinikud on koostanud protokolle saksa keele rääkimise pärast. Üks huvitav näide oli Viljandis Tulevikuklubis olid 2 külalist, kelle nimed on lehes ära toodud, Kreemer ja Liibelmann. Ma natuke kahtlen, et tegemist on sakslastega, aga no olgu peale. On rääkinud omavahel saksa keelt, mille eest kuberner on määranud neile 2 nädalat aresti. Riias tehtud 1914. aasta jõulupühade aegu enamasti restoranides 150 protokolli saksa keeles rääkimise pärast. Lõpuks karistati ka ühte naisettekandjat, sest see oli öelnud, et tema vene keelt ei oska. Tallinnas rääkinud 2 naist hoburaudtee vagunis saksa keeles. Tehti protokoll ja siis selgus, et naised on hoopis eestlased. Jah, midagi muud. Laialt said tuntuks nõndanimetatud hobuste protsessid, kus Balti mõisnikke mõisteti süüdi rekvireerimisele kuuluvate hobuste varjamise eest. Ka rüütelkonna peamees sai sellise süüdistuse. Tuntud baltlastelt, kes kuulusid tsaari jõukonda, kuid keda nüüd süüdistati hobuste varjamises, võeti ära nende kuulsad tiitlid, kammerhärrad ja kõik muud sellised, see oli nende karistus. Ma ei tea, kas nad olid sellega rahul või mitte. Rääkimata sellest, kuidas vene šovinistlik ajakirjandus hakkas sõja ajal ründama baltlaste privileege ja Balti erikorda tervikuna. Moodi läks brošüüri kirjandus, mille hulgas domineerisid saksa vaen ja baltisakslaste vastasus. Selles kriitilises olukorras, kus ka Riigiduuma ja valitsus valmistusid Vene semstmo reformi kehtestama Baltikumis, ega sõda siin ei muutnud neid plaane, pidas Eestimaa rüütelkond targemaks hakata nõu pidama Eesti rahvuslike tegelastega. Sellest Eesti ajalookirjandus hästi palju rääkida ei taha, aga ütleme siis, me oleme siin Ontario pinnal, juhtu midagi. 15. aasta aprillis tegi rüütelkonna komitee Eesti rahvuslikele ringkondadele ettepaneku arutada Eestimaa talurahva vabastamise 100. aastapäeva tähistamist aastal 1916. See on siis tagasi kerides 1816. Mis tegelikult oli läbirääkimiste alustamise ettekääne. Kavalad vennad olid. Ning ühtlasi hakati otsima selles kujunenud olukorras poliitilist kompromissi. Nüüd, ei kellegi muu kui Konstantin Pätsi ja Eestimaa rüütelkonna sekretäri Berend von Vetter-Rosenthali ühistööna valmiski vastava seaduse projekt, mille kiitsid heaks nii rüütelkonna komitee kui ka Tallinna linnavalitsus. Ma ei tea, kas tänavune Tallinna linnavalitsus selle heaks kiidaks, ma ei tea. Seaduseelnõu kohaselt pidi rüütelkonna maapäevast saama pariteetne 55 liiget pluss 55 liiget üleüldine maa omavalitsuse kogu. Aga muidugi, sest ei tulnud midagi välja, Vene valitsus seda ettepanekut vastu ei võtnud. Põhjenduseks toodi sõda ja eelnõu pandi nii-öelda kalevi alla. Ja sama aasta lõpul vähenes ka tegelikult baltlastel huvi reformi vastu, sest olukord idarindel oli muutunud.
Muidugi ei tohi unustada, et Peterburis tegutses veel ka Vene tolleaegne parlament ehk siis Riigiduuma või nagu tollal eesti keeles öeldi, Riigivolikogu. Eestlased olid 4. Riigiduumas, mis parasjagu 1915 oli veel jõus, esindatud 2 mehega, Jüri Oras, kellest häbi öelda ma ei tea õieti midagi, ja Jaan Raamot, väga tähtis ja oluline mees. Kas tema pilt on siin? Täpselt. Väga andekas, värvikas tegelane igatepidi. Baltlasi oli seal aga 3. Nüüd vaatamata esindusvõimalusele hoidsid eestlased vägagi riigitruud poliitilist joont, aga see on aja märk. Ma tsiteerin siin Jaan Raamoti kõne, nii nagu see Eesti lehtedes 1915. aastal ära toodi. Riigivolikogu avamise koosolekul 27. jaanuaril, millest minevas numbris lühidalt teatasime, pidas Liivimaa riigivolikogu saadik doktor Raamot eestlaste nimel järgmise kõne. Doktor oli ta, kui ma õieti mäletan, kas ta oli Šveitsis või Kiili ülikoolis saanud doktorikraadi. Igatahes ta oli väga kõrgelt haritud mees. Nii, Raamoti kõne. Venemaa, vennalik kodune Venemaa. Me käime sinuga kaasa viimse hinge tõmbamiseni, viimse vere tilgani, kõige oma tööga. Nende 6 sõjakuupäeval seisab meie tunnete, meie armastuse pitsat ja meie aukartus meie kalli, kuulsa ja võidurikka väe ees. Kaua kestvad kiiduavaldused. Oma nurmede ja külade kaugusest saadame temale oma paremaid tundeid tema võiduks, mille tagajärjeks mitte ainult Venemaa suurelt õitsema löömine ei ole, vaid ka Eesti rahva õitsema löömine on, kes oma saatust Vene rahva saatusega, verega ja oma kasuta armastusega kokku liidab. Elagu suur Venemaa, elagu meie rahvas sõjavägi, meie vahva sõjavägi ja meie vahva merevägi, kaua kestvad kiiduavaldused. Seda ei tohi nüüd valesti mõista, palun väga. Ainult, et ma tahan öelda ka seda, et kui nüüd verinoor ajakirjanik võtab selle kätte täna, russofoobsete meeleolude tipphetkel Eestis, siis ta leiab, et see Raamot peab üks väga jube mees olema, kes niimoodi Vene värki kiidab. Ei, seda sugugi mitte. Juba esimestel sõja-aastatel suunati Eesti majandus, tegelikult vaatame nüüd mõningaid, jätame selle mehe pildi, see on vist natukene hiline pilt 15. aasta jaoks, aga ligilähedaselt nii nägi ta välja. Juba esimestel sõja-aastatel suunati Eesti majandus sõjavajadusteks. Moodustati rida erikomiteesid, kellele allusid Eesti alal 446 sõjalisi tellimusi täitvat ettevõtet kokku 45 500 töölisega. Sellest palun mitte aru saada, et siin on nüüd kõik Eesti matsid, kes jäid mobiliseerimata ja väkke kutsumata, läksid linna tööle. Siin on tulnud sisse väga suur hulk tööjõudu toodud Venemaalt. Nüüd, viimased need töölised, kes olid vabastatud sõjaväkke võtmisest, seetõttu püüdsid sõjatööstuses tööd leida ka majaomanikud ja kõik võimalikud käsitöölised ja kõik muud, kes leidsid, et see on nüüd hea võimalus mitte sõtta minna. Moodustati ka sõjatööstuskomiteed Tallinnas ja Tartus, mil oli küll ühiskondlik iseloom. Loodi aga ka Põhja-Balti Keskkomitee, nüüd vaatame, kus siis see on ajutine Põhja-Balti komisjon või Keskkomitee 15. aastal Tartus, selle eesotsas oli Jaan Tõnisson ja see tegeles peamiselt sõjapõgenike abistamisega, sest Tartu oli üleküllastunud sõjapõgenikega Läti alalt, Kuramaalt, niisamuti ka Pärnu, mis olid ääretult suured Läti rahvamassid, leedulasi kaasa arvatud olid nendes linnades. Ning siin organiseeriti väikeettevõtjaid ka sõjatellimuste täitmiseks. Eriti suurt tulu said ettevõtjad Tallinna sõjatööstuslikust arengust, aga veel kord võib-olla selle Põhja-Balti komitee kohta või komisjoniks mõnel pool kirjutatud, et tegelikult muidugi see oli nüüd see võimalus, kus Tõnisson sai ka aktiivselt tegeleda poliitikaga, rahvuspoliitikaga ja ta esitas ka valitsusele mõningaid seaduseparandusettepanekuid, nii et see on nüüd see poliitikavorm, üks legaalne koht. Nüüd, aga tagasi veel kord sõjatööstuse juurde.
Suurtehased kasutasid seal riiklikke krediite, näiteks Tallinna kuulsad laevatehased, mis võeti riigi haldusele ja kus levis, nagu ikka sellisel puhul, kus rahad liiguvad, korruptsioon. Sõjatööstuse areng tõi juba aastatel 13-14 kaasa näiteks Tallinna elanike kiire kasvu 104 000 ligi 160 000 peale. See on ikka väga arvestatav juurdekasv. See omakorda tekitas uusi muresid. Korteriüür tõusis, elukallidus tõusis ja samas ei saa eitada ka, et vabrikutöölistele maksti paganama head palka. Aga tegelikult jah, nagu ma ütlesin, et oli siin tegemist suure hulga vene tööliste sissetoomisega ning hiljem ka ulatusliku vene sõdurite ja ohvitseride sissetoomisega Tallinna kui oluliselt strateegiliselt tähtsasse kohta. Nüüd, põllumajanduses hakkas üha enam tunda andma tööjõupuudus, sest suur osa meestest oli sõjas. Esines raskusi põllumajanduse varustamisel masinate ja väetistega. No kust need ikka said? Vanasti toodi väetised Euroopast sisse. Kuna toiduainete hinnad olid tõusnud, siis sundis see talusid intensiivsele tööle. Ent rahaväärtus oli sõja ajal langenud, siis oli taluomanikel kasulikke maksta talulaenade pangaprotsente. Nii et ei saa mustvalget ajalugu siin pakkuda, et isegi sõja ajal on mõned asjad paremad. Vähe sellest, 15. aastal oli üle kogu riigi ülimalt hea viljasaak. 16. aastal seevastu olid saagid kohati lausa kehvad, vihmane suve lõpp ja sügise algus ei lasknudki saaki koristada, kui võrrelda. 15. aasta oli erakordselt hea. Aga ikkagi majandus tabas raske aeg, laostusrida väike mõisu, mõisamoonakate seis oli paiguti kriitiline, kui mõis on läinud pankrotti, siis ei ole midagi teha, ja see suurendas sotsiaalseid pingeid külas. Kuid mitte ainult külas, vaid ka linnas, kus need sotsialistlikud ideed hakkasid taas suuremat poolehoidu leidma. Venemaa sotsiaaldemokraatliku töölispartei Tallinna komiteel polnud aga õnne. See töötas küll 15. aastal põranda all, aga juba järgmise aasta, 16. aasta aprillis pandi tervikuna kinni. Parempoolsed sotsialistid revolutsionäärid olid nii Venemaal kui Eestis toetanud valitsuse sõjapoliitikat. Sealt jooksis see. Paljud pahempoolsed need sotsialistid revolutsionäärid ehk esseerid, nagu näiteks Gustav Suits ja Hans Kruus, olid aga rangelt sõja vastu. Radikaalsed rahvuslased ja pahempoolsed kogunesid sõja aastail Noor-Eesti ajakirja Vaba sõna ümber. Seda tuntakse väga vähe. See ilmus Tartus aastal 1914 kuni 1917. Pilte mul siin ei ole kahjuks juurde võtta, see tuleb järgmisena. Rühmitus oligi seotud Noor-Eesti liikumisega ja püüdles intellektuaalse ja ühiskondliku radikalismi ühendamise poole. Ajakirja temaatikas prevaleerisid 3 teemat: sotsialism, ühiskondlikud vastuolud ja rahvusküsimus. Tähtsamad autorid olid Hans Kruus, Villem Ernits, Eduard Laaman, Bernhard Linde, Peeter Ruubel, Johan Jans ja Jüri Vilms. Just Jüri Vilms, see viimati nimetatud mees, kritiseeris teravalt Eesti-Balti-Saksa maaomavalitsuse projekti ja postuleeris, meil ei ole vaja seda. Siin konflikt Pätsi ja Vilmsi suuna vahel. Ja ta postuleeris, me nõuame täielikku rahvusautonoomiat. Aga seda veel mitte 15. aastal, vaid aasta hiljem. Täielikku rahvusautonoomiat. Nüüd tuleb autonoomia poliitiline loosung välja. Nüüd, sõja puudutus Eesti peredes lõpetuseks veel siin. Nii suur sõda puudutas pea igat Eesti peret. Viimastel aastatel on noored ajaloolased Eestis uurinud suure usinusega Eesti sõdurite kirju. Arhiivides on avastatud seni tundmatud kirjakogusid. On ilmsiks tulnud ohvitseride ja sõdurite päevikumärkmeid. Aga samas piisaks vaid korraks heita pilk internetis avanevale Eesti ajalehtede hiiglaslikule raamatukogule ja me saatume neid vanu lehti lugedes sinna maailma, mida ma täna õhtul soovisin teie ees veidi paotada, just seda sama 15. aastasse. Isegi ainuüksi 15. aasta Eesti ajalehtede lugemine on äärmiselt aeganõudev ja vaevaline töö, kuid ülimalt huvipakkuv. Nendes ajalehtedes leidub tohutul arvul sõdurite kirju, mis on kas otse rindelt või ka haiglatest, ehk siis lipnike koolidest saadetust. Nendes kirjades on tervitusi sõpradele ja sugulastele.
elavaid kirjeldusi sõjaväljalt, sageli lausa seikluslikult põnevaid lugusid. Aga nende kõrval on ka massiliselt teated rindel olevate eestlaste kohta, kes elus ja terve, kes haavatud, kes surma saanud, kes kadunud. Ma kopeerisin teile nädalalehest Tallinna Kaja 1915 mõned need nähtud, kui te väga hoolikalt luubiga loete, siis te näete isegi nimesid, mis nendel siin all on vastavalt numbrite järgi, kes kust pärit on. Keegi on juurde kirjutatud, see on Peeter Kann. Peeter Kannid on saarlased, kas see oli Nikolai Kanni üks vendadest, hilisem Eesti Vabariigi haridustegelane ja poliitik, näiteks niimoodi. Ma itsen korraks pilguga Kuressaares ilmunud ajalehte Hääl ning seal leidus palju teateid just Saremaalt läinud sõdurite kohta. Nagu sõja puhul ikka, organiseeriti korjandusi sõduritele, koolid, seltsid, üksikisukid kogusid villaseid, sokke, kindaid, kampsunid ja nii edasi, et need rindele saata. Sõja-aastate seda valdkonda on peaaegu võimatu lühidalt kokku võtta. Ja loomulikult olid sõjasündmustest kirjutavad ajalehed tollal kõige paremad maateaduse, ajaloo ja poliitikaõpikud. Sõjasündmuste pidev jälgimine arendas lugemisoskust ja silmaringi, kuid haris ka poliitilisi mõtteid ja hoiakuid, olgu siis sõja vastu ja olemasoleva korra suhtes. Nüüd, kui ma tohin, Eesti mehed Vene mundrites, ma tänan nende piltide saatjat minu arvutisse, kes istub täna siin saalis. Aitäh, Lilian. Need on sinu 2 vana isa. Eriti mulle meeldib see foto, kus nad tegid väga palju, selliseid fotosid peaks olema alles jäänud perekondade fotoalbumites palju. Obune on siin muidugi ju lihtsalt ja kirjutatud sinna alla on, ma kohe ütlen, v pamjet mojei vojenной služby, minu sõjaväeteenistuse mälestuseks. Päris täpselt ei suutnud Lilianiga koos neid fotosid dateerida, aga nad on natuke hilisemad kui 1915, aga siiski need näitavad, uhked olid need mehed. Nii. Väekekutsumised Eestis jätkusid. Et Eesti mehed endiselt rindele läksid, on ju arusaadav tõsiasi. 1915. aastal korraldati Eestis korraline noorsõdurite võtmine. 15. aasta jaanuaris ja lisaks veel 2 korral, mais ja augustis, enne tähtaegne noorsõdurite teenistusse kutsumine. Kui palju neid pidi siis olema võimalik võtta? Ühtlasi korraldati 15. aastal ka 4 maakaitseväelaste mobilisatsiooni aprillis, augustis, septembris ja oktoobris. Kusjuures alates 15. aasta septembrist hakati teenistusse kutsuma ka nii nimetatud teise järgu maakaitseväelasi, keda siiamaani vanemad ja vigasemad mehed, keda oli jäetud nagu kõrvale. Et see halvas Eesti majanduse ja eriti maaelu on ka arusaadav, kuid seda polnud veel lõppenud. Miks neid sündmusi nii nad lähevad? Nii nad on rindel kaevikus. Miks neid sündmusi eestlaste nõndanimetatud kollektiivses mälus säilinud pole, see ei anna mulle siiski rahu. Edward Grossmiti mälestuste raamatus on need mõned leheküljed pühendatud Augustovi metsades toimunud lahinguile ja te saite need koopiana kaasa. Seal on see nukra sõdurilaulu salm, mille viisi häbi öelda ma ei tunne. Kaugel võõral Võenuväljal Augustovi metsa all näha väike hauaküngas, künkalvalge, lihtne rist. See on küll Vene rist, aga ma ei kujutagi ette, kuidas Luteri risti sinna Augustovi metsa pandi, see oli ju Vene sõjavägi. Aga me ei tea ju, kui palju Eesti mehi sinna Poolamaa külma mulda jäi. Me tõesti ei tea. Ma tänan teid tähelepanu eest ja vast pean kunagi sügisel veel ühe loengu 16. aastast. Täna õhtuseks kõik. Kui on küsimusi, siis ma üritan vastata, aga ega ma kõiki asju ei oska vastata.
Ja kui küsite, siis palun mikrofoni, sest siis jääb filmi peale ka. Tulen kohe, Olev. Kas meil on mingi hinnang selle kohta, kui palju Eesti mehi sai enne vabadussõda surma esimeses maailmasõjas? Ma olen kuulnud mõningaid numbreid, mis on kohutavalt kõrged, ma ei tea, aga on sul mingit informatsiooni selle kohta anda? Pean häbiga ütlema, et ei ole, sellepärast et need on äärmiselt vastuolulised, need on kuskil niisugune välja pakutud ja ma ei kujuta päris hästi ette ka, kuidas selliste numbrite välja leidmine arhiividest on üldse võimalik. Esiteks on see, et Vene sõjaarhiivi materjalid, kus peaks olema suur osa neid materjali, mis puudutab ka esimest maailmasõda, ei ole vist momendil ikkagi eestlastele kättesaadavad, punkt 1. Nad olid võib-olla kuskil 15 aastat tagasi kättesaadavad, aga siis ei pööratud sellele palju tähelepanu, oli tähtsamaid ülesandeid. Nüüd, kui üldist mobiliseeritute üldarvu on hinnatud kuskile 110 000 mehele, siis selge on see, et kõik nad surma ei saanud. Ma ei julgeks ka väita, et surma on saanud kuskil 66 000 meest, ütleme, või 2/3 sellest 100 000, seda ma ka ei julgeks väita. Nii et väga raske hinnata, tõesti. Jah. Mul on ainult väike kiire kommentaar. Harri Landra, kes oli ajaloolane ja advokaat hiljem, ma ei mäleta detailselt, ta on rääkinud mulle, kui ma õieti mäletan, et Tannenbergi lahikus üksi sai ligi 10 000 eestlast surma, oli tema jutt. Jah, see võib nii olla, aga ma ei tea konkreetseid allikaid. Ma julgen arvata siiski, et selles Vene armee 20. korpuses, mis Augustovi sisse jäi, see ei ole mitte ilma asjata, et see laul või et sellest on räägitud. Teistest lahingutest ei ole räägitud. See ei ole ka mitte selles mõttes, et minu silm on jäänud pidama just selle lahingu peale ja mitte teiste lahingute peale. Aga see peab olema mingi märk, et sinna jäi ikka väga palju mehi. No kui palju mehi? No kas seal oli 10 000 meest võib-olla? Aga väga raske on öelda. Ei söanda hinnata. Minu üks tädimees teenis Vene sõjaväes 25 aastat ja tema tegi kaasa selle esimese maailmasõja ja ta tuli sealt tervelt välja. Ja tema laulis seda laulu, ma mäletan, aga mulle kahjuks enam ei ole 5 meeles. Ma laulaks teile muidu selle salmi ette, aga need sõnad olid mul meeles, kui ma täna lugesin. Kaugel vaenuväljal Augustovi metsa all. Ja temast hiljem oli ta tappis küla lambaid, sigu ja oli niisugune asjamees, keda kutsuti alati. Ja samal ajal ta oli ka vennaste koguduse üks juhtivatest inimestest külas, nii et väga huvitava iseloomuga mees oli. Klaamas. Ja, see on nüüd väga hea tõend, aitäh Edgar selle eest, sellepärast see näitab, et meil on teateid ja meie härra toimetaja on siin ka öelnud jugu, et see laul oli veel olemas kuskil. Sa mäletad seda, Erik, kuskil? Mäletan küll ja mäletan sõnum ka, millega me laulsime. Me ei teadnud sõna Augustovi, lauljad Haigustova metsa all. Ja pärast oli Augustovi. Ja. Nii et igal juhul see vastab tõele, aga just, et see mind häirib natukene. Ma olen üritanud leida allikaid, mis võimaldaksid kuidagi nagu läheneda sinna, et kas me saaksime näha kuskilt, kui palju eestlasi, kui palju oli noorem ohvitsere seal. Ei, ma ei oska kuskilt seda lõngakera lahti kerida, ei tea. Aga kuidas sa nüüd hindad see 100 aastat esimese ilmasõja algusest ja kõik, kuidas Eesti ajaloolased on nüüd teinud viimaste aastate jooksul tööd selle esimese ilmasõjaga? No, on palju tööd tehtud ja ilmus üks Eesti ajalooarhiivi väljaandel nende seerias üks artiklite kogumik, mis on pühendatud esimesele maailmasõjale professor Tõnu Tannbergi juhtimisel välja antud. Seal on erinevaid aspekte, tuntud ajaloolased kirjutanud
sellest Saksa vaenust, siis on hinnapoliitikast Esimese maailmasõja ajal, veel mitmeid niisuguseid teemasid. Ja siis on mõned niisugused puht sõjaajaloolised teemad ka. Aga ma ei oska hinnata, tähendab, suur projekt, mis on veel lisaks sellele kõrval, on doktor Aigi Rahi, kes ka ju siin meie ees käis esinemas, juhib seda projekti ja sinna on mitmed tema lähedased kolleegid hõivatud, nad teevad just nende sõdurite kirjade analüüsist, aga ma ei oska päris hästi meie külaline, kes mitu korda on käinud, Liisi, mis ta praegu on? Liisi Stanfordist, eks ole, ma vaidlesin ja arutasin temaga, et kuhu me sellega jõuame nende kirjadega, et kirjad on ju kirjad. Aga põhimõtteliselt see on niisugune rahvusvaheline mood, näiteks Saksamaal on tehtud projekte, kus on uuritud sõjaaegseid piltpostkaarte. See on ka päris huvitav teema. Ja mis seal kirjas on ja propagandat, kui need arhiivid on säilinud. Nii et ma arvan, et Eestis on võimalusi veel laiemale minna. Ja samas peaks olema võimalus, tähendab minu teada on praegu juba Eesti ajalooarhiivi poolt loodud andmebaas, kuhu on võimalik minna sisse ennast registreerides ja teada saada, kas teie suguvõsast või esivanematest keegi oli Esimeses maailmasõjas. Ma jõudsin päris, mul oli ükskord väga vähe aega, kui ma avastasin, et see on olemas, aga mul tuli ta praegu meelde, aga ma ei jõudnud ise kontrollida oma vanaisa kohta, kes oli. Ja tuli välja sealt ka Augustovi kotist, nii palju kui tema mulle rääkis elusalt. Ja haavatuna. Tal läks hästi, ta sai lihtsalt tuharast kuuli läbi ja oligi kõik midagi juhtunud temaga. Aga pandi Laatsaretti ja sealt hospitalitest saadeti koju pärast. Nii et see on nüüd üks küsimus, et seal on palju võimalusi ja huvitavad võimalusi ja kui niimoodi inimesed läheksid sellega kaasa, siis oleks kindlasti võimalik leida niisugust suurendada seda andmebaasi ja saavutada huvitavaid tulemusi. See oli just mingi Facebooki või kaudu, ma nägin mingit statistikat, et üle 1000 inimese vist oli seal midagi teinud ja ütleme infot lisanud, mis nagu nende pere käes on. No Eesti kohta on see päris hea number. See on päris hea, jah. Eesti Veedot Laamani selles raamatus, mis ta oma välja andis siin Paguluses, on Eesti Vabariigi sünd. Seal on kirjutatud ka Esimesest maailmasõjast, aga muidugi see ei ole nii täpne ega põhjalik, sest need andmed, mis temal olid kättesaadaval, tal ei olnud ju ka midagi eriti. Jah, Laamani teos on väga omapärane ja väga hea, esiteks ta oli andmetele lähedane, tema käes oli kindlasti ka osaliselt niisugust natukene delikaatset materjali, kui ta oli luureasjadega ise seotud. Aga ma olen kunagi näinud ammu aastakümneid tagasi ühte osa Laamani nii-öelda käsiarhiivist, mida ta kasutas oma asjade kirjutamisel. See oli niisugune suures formaadis raamat lehtedega, kuhu olid kleebitud ajalehtede artiklid, väljalõiked sisse. See oli hea kolleegi Tunne Kelami laua peal, ta näitas seda ja ma ei tea, kus see tuli ja kuhu see läks, see suur kaust. Aga häda seisnes selles, et need ajalehe väljalõiked, mida ta oli teinud Saksa, Prantsuse, Soome, Vene, Eesti keeles, ei olnud märgitud, mis ajalehest ja mis kuupäevast see on. Et ma olin täiesti selles mõttes, ma ütlesin Tunnele ka, ütlesin, et kuidas me saame seda kasutada. Aga see oli huvitav, jah, see oli huvitav. Jah. Nii et igatahes, aga tulemus sellest, mis näitab, ma tahtsin Laamani kiituseks öelda ainult, et tulemus, mis ka ajalehtede lugemisest on, sest see on päris huvitav, nii et ma väga soovitan teil lugeda neid, kelle silmad kannatavad ekraani pealt lugeda neid vanu ajalehte, see on väga huvitav asi. See on igavene hulk neid lugeda. Ja. Veel. No nii, kas tõuseb käsi veel saalist? Ei tõuse. Digiteeritud Eesti ajalehed. Kui ei ole küsimusi, siis täname Jüri. Aitäh.
ja ma teeks natuke reklaami ka tulevatele üritustele. Homme õhtul on siin juba järgmine kokkusaamine ja see on seoses lähenevate valimistega Eestis. Nii et toimub Skype'i kohtumine 4 või 3